võime Eestit õnnitleda sel puhul, et meil on meie rahvuskehandis niisugused arstid nagu doktorite Rammulite dünastia. See on selles mõttes meile kingitus, et pereema gynekoloog Helvi Rammul, üks väärikamaid ja kaunimaid daame, keda ma tean, oli meie rahvusliku seksoloogia rajaja ja arstliku perenõuandla asutaja Tallinnasse. Papa Rammul oli kirurg ja nende poeg Imre Rammul on tegelikult meie jaoks seksoloogia sünonüüm. Ta on õppinud nii kirurgiat kui psühhiaatriat, kui ka, milles ta on eriti andekas ja mida ta on aina juurde õppinud ja kasutanud oma kallite terveks võlumisel sõna otseses mõttes, on farmakoloogia ehk siis tabletiteadus. Mis, kus, kuidas, mis puhkudel mõjub, mida, millega kombineerida, nii et doktor Rammul kasutab täiesti ebatraditsioonilisel kombel farmatseutikume. Eesti üldsusele on doktorid Rammulid tuntud sellepärast, et juba maestra ema Rammuliga me tegime ajakirjale Eesti Naine Piika artiklite seeria. Sealt edasi me jätkasime seda artiklite seeriat Imrega, kolisime ühtlasi Kanal 2, tegime saatesarja Riigitelevisioonis ja praegu on meie koostöö seesugune, et kui mingisugune asi doktor Rammulit väga häirib ja see mõjutab väga paljusid inimesi, see teema, mis doktorit häirib, siis me võtame selle ette. Ja siin ongi teile nüüd töölaual näide ühest peavoolu meedia jaoks kirjutatud tekstist, mille, kas ma ei andnud sulle? Siis on sul näitega pahasti. Sorry, kohe. Ja siit ta tuleb. No nii. Sulle ja keelehuviline ka nägemiseks, et ta on meil selline. Me teame seda, et nii elulaadi kui kemikaalide kui keskkonda igast küljest saabuvate mürkide tõttu, küll taevast, küll põhjaveest, küll taimede ja toidu kaudu, küll olmekeemia, küll riided, need kõik, millega me vähegi kokku puutume, see meid muudab ja seoses sellega ei ole perekonda, kus ei oleks vaimselt sõidus inimest. Ei ole klassi, kus ei oleks ühe, kahe, mitme, no ühega kindlasti diagnoosidest inimesi väidetavalt autismi poole kaldub uuemal ajal üle poole beebidest. Iga 25 inimene on nartsissist. Seda kõike mõjutab meedia. Seda mõjutab kultuur, milles me pidevalt kümbleme. Ehk siis jutuks süvendatult selle teksti puhul on rahvusvahelise tähisega diagnoos ADHD, ehk siis tähelepanu- ja keskendumishäired. Ta on põhimõtteliselt hüperaktiivsuse lähisugulane, aga eesti keeles me ütleme ATH, aktiivsuse ja tähelepanu häire. Miks see teema kõnetab doktor Rammulit? Sellepärast, et meil käivad
moodidena. Lisaks sellele, et väga paljud inimesed on nihkes, moodidena käivad erinevad diagnoosid, mille endale saamise puhul on võimalik välja meelitada endale ained, mis toimivad analoogselt kokaiiniga. No vot, ehk siis välismaa sõnaga öeldes misuse. Eestist on viimastel aegadel küll bipolaarse, küll depressiivse alatooniga ravimite kuritarvitamise kuningriik saanud ja saamas ja selle hurraaga on kaasa läinud ajakirjanikud. Ja sellepärast siis doktor Rammul ongi ette võtnud väikese selgitustöö, mis asjad tegelikult vaimsed nihked on, kui ohtlik on iga asja peale narkootilisi aineid välja kirjutada. Ja ühtlasi jõuame iga oma vestluse lõigu tulemuseks korduvalt tõsiasjani, et elulaad on see, mis teeb inimestest ATH-d. Täpselt niimoodi nagu siin härrased, mina ka kipun iga natukese aja tagant telefoni, täpselt samamoodi nagu igaüks meist. Mul läheb ka mõte kuhu, igaühel meist läheb mõte kuhugi aknast ei tea kuhu. Kui ma kodus töötan, siis nii lihtne, kirjutad lõigu ära, kui paneks pesumasina käima, siis natukese aja pärast õnneks on minugi sees peituval ATH-l võimalik minna panna pesu kuivama. Ja siis, oi, koer ei tahtnud veel tuppa tulla. Yes, aga mul on siis mõne hetke pärast oma töö tegemise asemel võimalik minna koera tuppa laskma. Ja siis vaataks jälle, mis telefonis uut on, siis oi plünn, näe, midagi tuli Messengeri. Ja siis tuli Messengeri teade, et mul on kirjakastis midagi olulist ja täpselt sellist küüliku elu elame kõik me. Ja üks, mis kindel, mitte ükski tablett seda korda ei tee. Niisiis me panime doktor Rammuliga oma kirjatöö pealkirjaks diagnoosimata ühe teega loomulikult pada sõimab moodsate diagnooside isetegevuslikku katelt. Ja siis ma sain aru, et see on tegelikult pilgupüüdjaks mõnevõrra liiga. Ma olen ka siin. Et pilgupüüdjaks liiga pikk pealkiri. Et siis täiendasime, nii et meediaväljaandel on võimalik valida, kumba pealkirja ta siis võtab. Igatahes põhisõnum on see, et tablett su elulaadi ei muuda. Ja nii on. Paneme kirja vahemärgid ja kokku lahkut ja ühtlasi kirjutame oma suhtest vaimsete korratustega. Igal ühel on kokkupuuted, keda on sõimanud ema värdjaks. Aga värdjas muide ei ole isegi mitte noori sünnitis, vaid värdjas on tegelikult sohilaps. Kes ütleb ise endale, oi, ma olen idioot. Aga see on täpselt sama suur solvang kui see, kui keegi teine sulle niimoodi ütleb. Me nimetame üksteist milleks iganes. Noh, debiilikud, need teised, see tuleb nii nipsust, aga need kõik on tegelikult teaduslikud terminid. Ja nii iseenese kui oma sõprade ja lähedaste sildistamine tegelikult on meeletu energialeke. Me näeme, et selle teksti sissejuhatava osa esimene lause on otsene kõne. See on tsitaat ja tsitaat nimelt Hamletilt. Hamleti kuningriigilt praegu üritatakse Gröönimaad ära napsata moel või teisel.
mis on põhjus, miks just seda tsitaati ülipalju praegu just kasutatakse. Miski on mäda Taani kuningriigis ja aeg liigestest on lahti. Niisiis meie tekst algab jutumärkidega alt. Aeg liigestest on lahti, koma ja jutumärgid kinni. Siis kui otsese kõne lause lõpeb punktiga, läheb ta meil komaks kätte ära. Ütles Hamlet ning seda fraasi on doktor Google'i andmetel doktor väikese tähega ilma punktita ja kuna me hääldame Google lõpus L-iga, siis me saame panna omastava käände lõpu ülakoma abiga. Doktor Google'i andmetel viimase aasta jooksul pealkirjana üks sõna, termin, kasutanud 10 üks sõna, Maarjamaist üks sõna, kirjutajad. Nii psühhiaatrid, coach'id, vot meelega kirjutasin selle veidra ameti niimoodi eesti keele moodi kodustatult. Nii kui ka on ilma komata kui, nii psühhiaatrid, coach'id kui gurud kinnitavad üksmeelselt üks sõna, koolon. Aga jutumärke ei ole, sest lausa tsitaat see ei ole, pigem refereering. Inimkond on kollektiivselt vaimsete häirete epideemia küüsis. Arsti juurde mineku asemel küsitakse sõitva katuse kahtluse puhul nõu pahatihti üks sõna. See on tihti eriliik, millel on juures hinnang, pahatihti. Pigem sellelt samalt võib olla nii koos kui lahus, kuidas sulle endale rohkem meeldib. Doktor Google'ilt, sõbrannalt või meediast. Hangitakse piiripealseid üks sõna, kaheldava väärtusega medikamente, sest siin on tegevuste loetelu. Ahmitakse meediast veel hirme ja sõgedaid soovitusi peale ega mõeldagi elulaadi üks sõna muutmisele ja ning ega või nende ette koma ei käi. Kui eestlase rahvustoit, loomulikult üks sõna, on teine eestlane, siis antidepressandid on uuema aja kohustuslik magustoit, üks sõna. Antidepressandid oleksin võinud ka lahku ajada, aga et see sõna jääks silma ette, siis ma ei hakanud teda lammutama. Selle meeldejätmise põhjus on lihtne. Ma arvan, et igas peres pooled liikmed praegu erinevaid ärevuse tablakaid, erinevaid antidepressante söövad ja paljud nimetavad neid depressantideks, mis on täpselt vastupidine. Anti on millegi vastu. Kui sa sööd depressanti, siis sa võitled selle eest, et sul tekiks deprekas. Ei ole juba hea. Psühhiaatriliste nihete pandeemia. 4. talve külakooli õpetajana kõik 3 sõna kokku, sest nii külakool on üks sõna, kui siis kooliõpetaja on üks sõna, järelikult kõik 3 sõna kokku. Külakooli õpetajana kinnitan, ei ole otsene kõne, aga refereeringu ette soobib küll. Enamusel inimestest on vaimne kõrvalekalle üks sõna, nii koolis, kodus kui kirikus. Nii kui ka on ikka ilma selle komata ja mis puutub külakooli õpetaja tiitlisse, siis alates sügisest on meil pilt palju uhkem, sest me oleme edaspidi Raplamaa rakenduslik kolledž.
ja ärdagu siis meile enam sina öelgu, teietatagu meid. No nii, oleme õpilastega koos loonud mitmeid õppevahendeid, üks sõna diagnoosidest kirjanikel ja kirjanduslikel tegelastel, karupoeg, üks sõna, Puhhi seltskonnast, seltskond mõistagi üks sõna, Harry Potteri kampani, ärevus, deprekas, keskendumis, sõltuvushäired. Mina kohe armastan selliseid sidekriipsudega ronge. Need sidekriipsud ühendavad asja massiivsemalt, et ta on nagu üks bukett, üks kombo tunnetuslikult. Meie hulgas on professionaalide poolt diagnoositud, ravitud, aga ka ilmselgete, üks sõna, häiretega, ent triitimata. See on siis ingliskeelsest sõnast kodustatud sõnakesekene. Ja või sõbranna ning interneti temu tablettidega tegelasi. See, et on võimalik internetist medikamente tellida, on üks absurdsemaid asju üldse. Suurel pildil on HEV, see on siis hulgi erivajadustega lühend, ilma punktideta, koolinoored, üks sõna, stressis. Suurel pildil on HEV koolinoored, muidugi, stressis, pereemad, üks sõna, koorma all, tagurpidi, üks sõna, pereisad, kokku, kes iibe tõstmise asemel murduvad vaimselt ja füüsiliselt vägivaldseks. Üks sõna, keda teist me ikka ründame kui oma kõige lähedasemaid. Kui mitte jõuga, siis nõuga ikka. Nii et psühhoterror on elunormiks ammu juba saanud. Kuni näiteks ilma punktita lühend, poetes Katie Wilms luuletab neuroosiaia, üks sõna, kuningannast, on asi naljakalt elegantne ja ehe. Tagumise koma põhjus on see, et selles sõnas võiks olla dubleeriv sõna seni, ehk siis kuni, seni. Seda seni sõna ei ole, aga õhus ta on ja sealt see koma meile tuleb. Ent nii tavaline on 11, üks sõna tituleerida idiootideks, debiilikuteks, värdjateks, mõttekriips, minu lemmikkirja vahemärk, mis ei lähe kunagi valesti, teadmata nende siltide tegelikku tähendust. Tähendusi televiisorist ja temust otsijat. Temu on mul korduvalt väikese tähega suhtumise näitajaks. Ehk siis see on siuke eriline säästukas. Kusjuures seljas maast laeni on mul temu. Kui sa otsid muide temust, katan, siis sa tegelikult saad natuke hinnalisema ja päris ehtsa kauba. Puuvillase ja villase. Aga jaa, kooliõpetajal üldjoontes Stockmann nagu jääb vahele. Nii et temu seljas ja kirub ja kritiseerib siin väikese tähega temut mõlema suupoolega. Nii see asi meil siin Eestis käibki. Tervist! Ja. Tähendusi televiisorist ja temust otsijad tabavad üldse mitte süütu. Isetegevus on loomulikult üks sõna, ei ole seda õieti mõtet väga lammutadagi. Isetegevuse ohud, ime sidekriips, neti sidekriips, moe, üks sõna siis kokku rohud. Ime, neti, moe rohud. Ja poolitusmärk käib meil ainult rea lõppu alati. Doktor Imre Rammul, lühend ilma punktita ja ilmselge on, et siit tuleb tsitaat järelikult.
doktor Imre Rammul, koolon, jutumärgid algavad alt. Hirmsasti tahaksin valimatult ATH propagandat, sinna vahele pistame sidekriipsu, ATH propagandat tegevatele ajakirjanikele vastu tahti anda. Meil siin mahitatakse rahvast lapsi sünnitama ja siis võetakse eetrisse selliste kuttide saated, kes maalivad nii võõrsil jagatavaid pudrumägesid, üks sõna, kui Eestis jagatavad tablettide piimajõed, üks sõna, jõeliik, piimajõed kordi ilusamaks. Otse loomulikult esitavad nii-öelda iseleitud ravimite ülistajad vaid edulugusid, üks sõna. Ja ma pean tunnistama, et vana kooli tüdrukuna, kui ma näen, et lähipäevil on eetrisse tulemas saade LSD ja teiste narkootikumide kasutamisest ravi otstarbel, ja kui ma näen, kui lihtne on ümberringi inimestel tekkima sõltuvus, ma kindlasti vaatan loomulikult seda saadet, aga ma olen juba ette skeptiline. Ja ma ei ole üldse konservatiivne. Aga inimesed on nii õrnad, et neid veel proovida mingite preparaatidega tuunida, kui nad nagunii on katki. No ma ei tea. Mine parem õue. Lõokesed tulid. Samas maksab ühe kodaniku koolitamine riigile päris palju ja selline sõelaga vee kandmine rahva uputamiseks ei tundu ülemäära, üks sõna, patriootliku tegevusena. Oleme stressis ja sassis, jah, valime endale internetist diagnoosi, mis parasjagu moes on, ja kui pärast moemedikamendid on üks sõna, sest muidu nad raviksid moodi, aga medikamendi liik, moemedikamente, mahti saad, siis sünnita sinagi veel mõned lapsed. Küllap siis meedikud õigel ajal neilegi õige suuna kätte näitavad. Nartsissistid, psühhopaadid, kus on meie päästepaadid? Päästepaadid, üks sõna. Iga 25. punkt, nii saame järgarvu ja ainult järgarvu järel on punkt, mitte ühegi teise numbri. 25. inimene on 2025. punkt aastal nartsissistliku psühhokorratusega. Üks sõna juba sellepärast mitte ainult, et see on korratuse liik, vaid see lühitüvi psühho ei saa ju jääda üksi. Psühhokorratusega, põhjuseks lastetuba, üks sõna, avalik ruum ja massikultuur, kultuuriliik loomulikult kokku. Üle poole uue põlvkonna lastest liigituvad autismi erinevatesse kategooriatesse ning kõigil meil mõttekriips, minul ikka ka mõttekriips, on nutisõltuvus. Mitte komade, vaid mõttekriipsude vahele läks see kiil sellepärast, et ma tahtsin panna kiilu lõppu hüüumärgi. Ma ei saaks seda teha, kui ma kiilu eraldaksin komadega, aga eraldades kiilu mõttekriipsudega võin ma keset lauset lajatada oma hüüumärgi kehtima küll. Nutisõltuvus, see on nii selgelt üks sõna, et pole nagu mõtet lammutadagi. Sinna juurde massiline tablettide ja muude, lühend ilma komata, kemikaalide konsumeerimine energiajookidest, üks sõna, mis ma siin laua peal näen. E-sigarettide, sinna vahele istutame
sidekriipsu, e-sigarettide ja olmekeemiani üks sõna. Doktor Rammul kinnitab, et kui eelmine mood oli bipolaarsus, otsekui üks sõna, nupust vajutades vastupidisesse üks sõna, meeleollu üks sõna, sattumine ning seejuures üks sõna, enesele ja teistele ohtlikuks muutumine, siis praegu võimendatakse sotsiaalset haigust nimega ATH, tähelepanu ja keskendumishäire, üks sõna see keskendumishäire. Kogu psühhiaatriline sümptomaatika topitakse selle alla ja julgustatakse kõiki sellest interni haigusest, just nimelt mitte interneti, vaid interni. Arstide hulgas on teada, et kui inimene õpib arstiks, siis peatükk haaval tutvudes haigustega, talle tundub, et tal on kõik need. Samamoodi, kui te võtate lahti internetikeskkonna kliinikum.ee, siis te avastate ka, mul on kõik asjad küljes. Pärast lähevad jälle küljest ära, aga mitte ainult internetihaigused, vaid interni haigus ongi see, et arstiks õppiv inimene kordamööda on kõigis nendes haigustes. Interni haigusest osa saama ilma õppinud tohtreid asjasse segamata, no tõepoolest, mis neist tülitada, eks ole. Psühhiaatrias on olnud järjest samal, tahan ka seda šampooni positsioonil bipolaarne häire, autismi spektrihäired, üks sõna need spektrihäired, seksuaalse identiteedi teemad ja nüüd siis teleluul, üks sõna, universaalne ATH, mis ei ohusta vaid üksikuid isiksusi, vaid rajab teed tarbijale tegelikult tundmatute narkootiliste ainete levikuks. Selles lauses oli meil 2 erinevat moodi sõna vaid, üks oli komaga ja teine oli komata, panid tähele küll. Milliselt perearstilt iganes küsida, mõttekriips. Mitte keegi neist ei ole vastupidiselt üks sõna legendile kinni makstud, võib olla nii kokku kui lahku. Kuidas seda rõhku rohkem tunned, kas kinni või makstud, olenevalt sellest siis, kas kirjutad või ei kirjuta seda sõna kokku. Ei ole vastupidiselt legendile kinni makstud, et seda toda siia vahele sobib sidekriips. Ravimit välja kirjutaks. Sama toimeainega ravimite seast saab ärevuse või masenduse all vaevleja apteegis ise enamasti hinna järgi oma preparaadi valida. Kusjuures üks sõna, paanika, rahvamassi. Ma ei saa sellest lausest aru, seda ma siin nüüd vaikin. Üritan kõigepealt ise aru saada, mis värk on. Kusjuures paanika. See on loetelu, mis tekitab ärevushäireid. Nii laiali lammutasin, et ise sattusin hätta. Kusjuures paanika, rahvamassi, üks sõna, esinemise, võõra koha, halbade uudiste ja sita suusailma, üks sõna, pärast on sageli pigem elulaadi, üks sõna, muutmisega maandatav, mõttekriips, teate küll, õue ja liikuma telefonist eemale, viinapudelist, üks sõna välja. Tallinna arstliku perenõuandla peremees, üks sõna,
me jõuame kohe oma teksti teise leheküljeni. Saad vaadelda, mis me siin teeme. Teisele tühjale paberilehele tulevad sinu teadmised, kogemused, suhtumised seoses vaimsete korratustega. Nii et kappa nüüd siis iseseisvalt senine tekst ära ja siis jõuad meile järele ka võib-olla. See läheb linti, mu arm. Ei visanudki silma. Kuulsuse minutis jäid olemata. No nii, kus me nüüd siis jäimegi? Tallinna arstliku perenõuandla peremees, üks sõna. Imre tuletab meelde. Siit ma üritasin koma välja võtta. Ei tuld välja. No nii. Eti ees on alati koma. Tuletab meelde koma, et praegu lisaks üldrahvalikule paanikahäirele üks sõna, ATH omistamine on selles mõttes jabur, koma, et see on pigem lapse ea, üks sõna, eripära, üks sõna, on jah koma, mis kasvab puberteediga koos kogemuste ja enesekontrolli, üks sõna, oskuse lisandumisega välja. Juhul koma, kui sinna juurde ajastu sõltuvusi ei poogita. Seoses selle ATH teemaga tegelemisega märkasin taas, kuidas kõik jälgivad meid ja mul ei ole jälitamismaania. Pruukis paar korda guugeldada ATH asja, bipolaarsuse asja ja paari ravimi nime, mis kohe nüüd teisel leheküljel tulevad. Ja mulle hakkasid kõik meediakanalid saatma nii Medikineti tutvustusi, tänan pakkumast, kui siis hakkas sotsiaalmeediast mulle tulema reelse videoid ja kõikvõimalikku materjali, kus täiskasvanud inimesed pihivad, kui kole on alla täiskasvanu eas diagnoositud ATH. See on lapse haigus. Ja see, kui neuroosis närvinõrgaks ennast elanud inimesel on samasugused tunnused. See ütleb seda, et elukorralduses on kohe vaja midagi muuta, mida me ei tee, tean küll. Medikinet on kokaiiniga sarnase toimega mõttekriips. Pistad paar tablakat põske ja olemas. Tervisekassa abiga saata alla 20 euroga kätte, samal ajal, kui kokaiin maksab 150 kuni 300 eurot. Täiskasvanute ATH-deks, siin vahel peab olema siis sidekriips, arvamisega on Eestist saamas ravimite kuritarvitamise, üks sõna, kuningriik, kuhu külaarsti, üks sõna, see on nagu külakooli õpetaja, nii ka külaarst, retseptiga põhjanaabrid, see on üks sõna ja poolitusmärk tingimata rea lõpus. Külaarsti retseptiga põhjanaabrid mõnulema tulevad, näeb Imre oma rahva sihilikus kahjustamises naabri rõõmuks iseenese üks sõna hävitamist. Kas ravimite suvalist söömist mahitavad mehikesed on lihtsalt kasulikud lollid, nii argielus üks sõna kui vene suhete formaadist vaadates või on siin ka kinnimakstust üks sõna ja paha tahet idanaabri üks sõna poolt. See retooriline küsimus siis tähendab seda, et mida rohkem me iga vahendiga oma rahvast hävitame, seda lihtsam on pahatahtlikel naabritel meiega toime tulla, sest me ise sureme eest ära, emigreerume, mida iganes, ühesõnaga vaba maa, tule ja ela,
ha. Ära tule. Selgitagem rutiinselt kasutatud näiteks metüülfenidaadi ja listeksamfetamiini olemust. Koolon. See on amfetamiini, kokaiini noorem vend. Ninna noorem vend, ninna tõmmatuna üks sõna, konsumeerimise moodus, on metüülfenidaadil kokaiiniga sarnanev retseptor, mõttekriips. Ta tekitab kiiresti sünaptilist dopamiini ning põhjustab subjektiivse efekti, pideva pilvesoleku ja toreda eufooriana ning kliiniline kuritarvitamine üks sõna. Pilt on seega kokaiiniga analoogne. Kuivõrd üks sõna, rutiinsed narkotestid, üks sõna, testide liik, ei võta neid moekaid lustiaineid, üks sõna, üles, siis oleme avamas tõelist Pandora laegast. See on teate siis küll antiigist pärit tore karbikene, millest tulid välja kõik maailma õnnetused ja hädad. Me teeme neid laekaid alla ilma lahti, aga meie tunnustuseks tuleb tunnistada tõeliselt die-hard rahvas. Siin me oleme ikka. Ning imestame, miks liiklusavarii, üks sõna, põhjustanud poiss puu otsa ronib, eks ole. Professionaalne diagnoosimine versus ise guugutamine. Meedikuks õppimise käigus kogevad noored tulevased spetsialistid, kuidas õpikhaaval, üks sõna, käivad neil endil üsna kõik tõved küljes ära, mõttekriips, mida õpid, seda põed. Sama on netis guugutamise või prohvetite kuulamisega, mõttekriips, mida iganes hallipõdraastaks ennustatakse, kohe nii ongi. Kogu loodusläheduse üks sõna ja ise tervenemisse üks sõna, uskumise juures olen kogenud, kui oluline on nii ennast kui erinevas eas lapsi siiski kõrgesti koolitatud erialaarstide, kõik 3 sõna kokku. Erialaarstid, kõikvõimalikud nina, kõrva, kurgu, saba arstid. Erialaarstide juurde viia, liitlause tagumine osa seletab, mida väidab esimene, sellepärast uuringud annavad tõenduspõhise, üks sõna, teadmise, miks miski valutab või pikali kukutab. Jälgin erinevatest kanalitest päikese aktiivsust, Schumann resonantsi, seal vahel on sidekriips, Schumann resonants, sooritusi ning kuulan ka mitmete terapeutide podcaste oma tööde taustamuusikaks, üks sõna, libistades mööda need minutid, kus nad mind oma vastuvõtule, üks sõna ja uut raamatut ostma kutsuvad. Ehk siis kõik me saame päevast päeva erinevatel asjaoludel haiget, meil on kõigil mingid päris sügavad traumad. Mul on terve nimekiri väga mõnusaid terapeute, kes on mõnus taustamuusika, aga iga päev oma asja YouTube'i või Patreoni üles pannes ei unusta nad kunagi siis oma video lõppu panna ka, kus asub nende kabinet ja kust saab tellida nende uue raamatu. Nii et see on müügitöö. Aga õnneks nad on igasugustel Inglismaadel ja Indiates, nii et ma sinna ei kipu niikuinii. Nii on, ostke meie kaupu, tulge meie boksi, ütleme me eranditult kõik oma asja ajades ja ennast müües.
ja kust nad kutsuvad ja. Aga kui su teismelisel on pidevad peavalud, üks sõna, koma, ärritunud soolte sündroom ja ärakukkumised, üks sõna, koma, ei piirdu ju pikalt transformatsioonist japatamisega, koma, sest need ei lase elada. Nii lihtne on öelda, ai mul kõrvus kumiseb, jälle transformatsioon, süda sügeleb, sagedus tõuseb. Kuni sa ei saa selle otsa insulti või infarkti, lasta siis olla transformatsioon. Aga meil ei ole kuigi mõistlik maha magada võimalust ellu jääda. Lisaks ravitavale on meil kallal ravimatult sünteetiline nüüdisaeg, üks sõna, koma, mis paiskab nii kodu, koma, riiete, koma, pakendite kui keemiliste maiustuste kaudu meisse pideva voona polümeere. Need tõstavad östrogeeni, koma, naissuguhormooni, kõik 3 sõna kokku, koma, taset nii, koma, et ka mehed on peast premenstruaalsed, üks sõna, ning tegelikult ei ole meist keemilist evolutsiooni, ei ole meie keemilist evolutsiooni veel õieti uuritudki. Itsitame, koma, et meid ei ole mõtet säilitusainete, üks sõna, söömise tõttu pärast surma maha matta, koma, nagunii üks sõna ei kõdune, koma, aga antropomeetria, üks sõna, see teadusharu siis peaks mõõtma kõikvõimalikke inimese kas või evolutsiooniliste protsessidega kaasnevat. Kui palju ja miks veenivad toruluud järjest pikemaks, et praeguste aegade inimesed on ligi 2-meetrised versus kunagised 1,50 m. Miks kaovad ära sekundaarsed sugutunnused, nii et see telesaadet vaadates väga sageli ei saa päriselt aru, kas see on poiss või tüdruk, kes seal räägib. See antropomeetria on väga ettevaatlik olnud niisuguste faktide mõõtmise ja uurimisega, sest alati on keegi, kellele need tulemused ei meeldi. See keegi müüb sulle haige olemist. See keegi müüb sulle orjameelsust ja kui sa hakkad inimliigist liiga palju teadma, siis see ei ole hea ori. Ja sellepärast ongi antropomeetria üliettevaatlik, kõik 3 sõna kokku, üliettevaatlik, koma, ka sooliste, psüühiliste, rassiliste, siia vahele saame panna sidekriipsud, sooliste, psüühiliste, rassiliste näitajate ja protsesside mõõtmisel. Fakt on, koma, et kui taimekaitsevahendid, kõik 3 sõna kokku, taimekaitsevahendid, eriti siis glüfosaadid, jätte küll keelati ära, et kui nad ära keelata ja kalleid ökotaimi, üks sõna, kasvatada, koma, hakkavad nood roheproduktid, üks sõna, roheprodukt, ise eritama mürke, koma, millega end putukate eest kaitsta ning superteadlik, üks sõna, see on teadlikkuse mõõt ja määr, superteadlik inimene sööb taime enese kaitse, kihvti, see on vanas keelepruugis mürk. Enesekaitse on üks sõna, enesekaitse kihvti kokteilina taevast alla sadava kemosodiga, üks sõna. Kuivõrd meie planeet pöörleb oma atmosfääri sees, iga pomm, mis Ukrainas plahvatab, paiskab oma saasta õhku, iga chemtrail harpi tehtud uuring, kus iganes seda tehakse, me pöörleme tahes tahtmata tema alla.
me läbime samu atmosfääri kihte, mille on õhku saatnud igasugused Sao Paulod ja Hongkongid, maailma kõige õudsema õhuga linnad. Ja jumal hoidku, siis hakkab vihma sadama ja see kõik tuleb alla. Kusagil mujal õhku lennanud mürk sajab meie pinnasesse, tuleb sealt põhjavette ja siis me saame seda veel kraanist ka. Nii et tegelikkuses me oleme ühed erilised ellujääjad niisuguse pideva mürgi fooni sees. Tundub, et me oleme olelusvõitluse võitnud. Jah. Ka põhjavette üks sõna jõudvad kemikaalid kooma, mida plastikust joogiveepudelis, kõik 3 sõna kokku, joogiveepudelis ostame, kooma, ei kaitse meid globaalse keemiarünnaku üks sõna eest. Ehk siis see sinine sudu, mida oli ühel hetkel kogu Ameerika täis, Blue Beam projekt, see jõudis kindlalt siia. Ja kui Saharas on kõrbeliivad ormid, mida enam vist ei tule, sest seal on nüüd nii tohutult palju paduvihmasid kõrbes, you know. Me saame kõigest osa, aga vaatame siit, eks kahju rõõmsalt, et nendel on nii mürgine. Sul on see sama, sest planeet on nii pisike. Nüüd sellest tagumise koma teemast. Tagumise koma põhjus on see, et see põimlause lõpeb siin. Ehk siis pealause on, et põhjavette jõudvad kemikaalid ei kaitse meid globaalse keemiarünnaku eest. Sellest on tingitud tagumine koma. Nii on. Tosoolilaadne üks sõna. Ehk teid huvitab, et kimu, mida te armastate, ei aise ja üldse. Et see on üks ühele sama, mis tosool, mingi üks pisikene keemiline komponent erineb. Nii et tosool läbi õuna kimutuna tuleb nagu soodsam. Tosoolilaadne üks sõna, kimu, koma. Toksilised suhted ja sihilikult hirmutav uudistevoog, üks sõna, mõttekriips. Kuna me ei saa ja ette koma panna, siis paneme mõttekriipsu, selle saab. Ja olemegi ATH-d sidekriipsuga valmis. Doktor Rammul, ja see siit tuleb tsitaat, niisiis doktor Rammul, koolon, jutumärgid algavad alt. Enamus neist, ma arvan, et mul on ATH patsientidest, on orienteeritud suuresti metüülfenidaadilisteks amfetamiini kättesaamisele, kusjuures üks sõna, terapeutilistest gruppidest või muust psühhoteraapiast üks sõna, ei taha kuuldagi, mõttekriips, näevad moekas ravimis imevõtit, üks sõna, imevõtit, kõikide oma probleemide lahendamiseks on tekkinud nii nimetatud ATH kogukonnad, üks sõna, kus levivad nõuanded kokku, kuidas tohtreid psühholooge ära petta. Nende kogukondade olemasolu, üks sõna, ise on ohumärk kokku, mis tahes üks sõna, tervisehüsteeria, üks sõna, annab märku sellest, et sündmused hakkavad kontrolli alt väljuma, kui moodustub uus subkultuur ja hakatakse rääkima transurahvast, ATH rahvast. Psühhostimulaatorite, üks sõna, pidev isetegevuslik, üks sõna, tarvitamine võib viia organismi üldise kurnatuse ehk lühendan ilma punktita marasmini,
Ühel hetkel ei jõua isegi suhteliselt noor inimene enam voodist püstigi saada ja nii võib tihti jäädagi. Sel samal üks sõna põhjusel on käibelt kadunud juba ammu kõik psühhostimulaatoritest üks sõna, kõhnumispreparaadid üks sõna, jutumärgid kinni, doktor Rammoli otsene kõne lõpeb siin ja lõppsõna on alla kirjutanud autori ehk Murutari oma. Valimiskampaania üks sõna, tüüpi suhtumised haigustesse, vaktsiinidesse ja tuugenitesse eeldavad igaühe üks sõna, kriitilist mõtlemist. Vajame elektrit, tahame vaimselt ja füüsiliselt terved olla, aga ei usu ega usalda enam ühtki energiaallikat, üks sõna, ega professionaali. See kriis on nüüd siis pärapõhjas, üks sõna, põhjaliik, aeg äratõukeks, üks sõna, taaskord jagati Nikola Tesla teadmiste videot, püramiidid, mille võrgustik on igal pool ümber maakera, on elektrijaam. Tesla teadis mitmeid erinevaid elektri tootmise mooduseid, aga sunniti vaikima. Optimist ütleb, aga teate, sõbrad, need energialiigid on olemas, leidkem nad üles. Kohtumiseni!